Milline tegelane on kõige kiirem? Teeme võistluse ajaloo kiireimate tegelastega, et näha, kes neist on kõige nobedam. Kohal on Mr. Sonic, Flash, Goku, Pikachu, Mario ja paljud teised. Lisaks ka salajased tegelased, kes on kõige kiirem. Et seda teada saada, ära unusta panna laiki, tellida kanalit ja vajutada kellukest, et olla sama kiire kui nemad. Lähme! Tere tulemast Leon Vicaroni kanalile. Pane like, jäta kommentaar ja telli kindlasti kanal. Jälgi mind ka sotsiaalmeedias, lingid on kirjelduses. Ja aktiveeri see väike kelluke ühe lihtsa nupuvajutusega. Ja nüüd ole valmis, sest etendus algab. Jää videot vaatama, kui sulle see laul meeldis. Noh, sõbrad, tere tulemast võistlusele, mida ma kõige suurema hea meelega esitan. Sest täna on meil kohal kõik need neetud tegelased. Vaadake ise, siin on absoluutselt kõik tegelased, keda te olete kunagi ette kujutanud, et nad on kiired ja midagi väärt. Nad on siin. See võidusõit on kindlasti see, mis mulle kõige rohkem elevust pakub, nii et olge valmis. Sest jooksjad peavad läbima kogu selle raja nende lendavate rõngastega. Kogu see toru teeb täis ringi, isegi läbi veeala tuleb minna. Ja lõpetama peavad nad sellel platvormil, et võita. Selleks on neil vaid 30 sekundit aega. Kas keegi suudab selle ära teha? Lisaks muidugi, täna, kuna on eriline päev, on siin 3 ajaloo kõige kiiremat salajast tegelast. Ja me avame need varsti. Olge kannatlikud. Aga nüüd, mis te arvate, kui vaatame? Milline neist on kindlasti kõige kiirem? Ja nüüd on kord publiku lemmikul, üks suurtest jooksjatest, Sonic! Kas oled valmis, kallis Sonic? Siis alustan sinu võistlust. 3, 2, 1, läheb Sonic! Ta liigub üsna kiiresti ja hakkab kiirendama. See ongi see Sonic, keda me kõik tunneme. Ja olge ettevaatlikud, sest nüüd peab ta lendama. Ja mida Sonic teeb, on see, et ta muutub supersoonikuks. Selles võistluses annavad kõik endast parima. Nad annavad endast kõik. Ja see on selle tõestus. Ta läbib juba seda ala, kus peab lendama. Kuigi ta kaotas aega, kui muutus, seda peab arvestama. Hästi, ta liigub edasi, lendab läbi torude. Ta teeb seda väga hästi. Pöörde teeb ka hästi. Seal läheb Sonic, kuigi aeg hakkab otsa saama. 3, 2, 1. Aeg. Ma ei tea, kuidas teil on, aga mina olen Sonicu üle täiesti hämmingus. Ta tegi uskumatult hea aja ja oli peaaegu raja lõpuni jõudmas. Kahtlemata alustasime kõige tugevamast, aga nüüd me ei jää maha. Üks vähestest, kes suudab Sonicule konkurentsi pakkuda, universumi kiireim. Välk, edasi välk, 3, 2, 1, läks! Mamma mia, kuidas see hurt jookseb? Ta teeb seda suurepäraselt, kuigi lendamisega... Vaatame, ta proovib kätega vehkides lennata. See on välgu poolt hea strateegia, aga kuna see rada nõuab ka lendamist, peab olema mitmekülgne. Nii et sa ei ole kõigis valdkondades kõige kiirem välk. Ta proovib ikka edasi. Ta lendab omal moel, aga läbib rõngaid väga aeglaselt. Välk, alguses läks sul ju nii hästi. Seal ta on, jätkab rõngaste läbimist, annab endast kõik oma väikeste kätega. Ja tõsi on see, et ta teeb väikseid hüppeid, mis annavad talle palju kiirust. Aga tema aeg hakkab otsa saama. Olge ettevaatlikud, sest ta tõuseb taevasse. Ja ta teeb viimase spurdi, aga aeg saab läbi. 3, 2, 1. Nii kaugele sa jõudsid, Välk. Kallis sõber, sa proovisid. Aga sa jäid teiseks, Sonicu järel kaotaja. Ja nüüd olge ettevaatlikud, sest on käes teise raskekaalase kord. Maailma kuulsaim animetegelane, meie kõigi lapsepõlv. Goku, siin ta on. Kas oled valmis ajalugu tegema, Goku? 3, 2, 1... Läheb Goku! Issand, ta paneb kogu kiiruse mängu. Tõesti, ta jookseb väga kiiresti. Aga nüüd on aeg lennata. Ja mida Goku teeb? Ta muutub Super Saiyaniks. Väga hea strateegia, Gokul. Ta teeb seda uskumatult hästi. Jätkab rõngaste läbimist. Kiire lendamine tuleb tal ikka palju paremini välja kui Flashil. Tähelepanu, sest ta läbib toru ja möödub Flashist. Aga ta peatub seal. Miks sa peatad, Goku? Issand jumal, et muutuda Super Saiyan 3-ks. Nüüd on ta palju kiirem. Ta üritab Sonicut kätte saada. Jätka, Goku. Ta teeb seda uskumatult hästi. Seal ta peatub. Ta eksis seal ära, aga nüüd kiirendab. Ja aeg saab läbi. 3, 2, 1. Aeg! Ma ei suuda seda uskuda. Sonic edestas Gokut. Ta läks isegi Super Saiyani 3-ks, aga sellest ei piisanud. Praegu teine koht. Ja nüüd, sõbrad, kas te ei tunne natuke pitsalõhna?
Mamma mia, nüüd on Mario kord. Tal pole küll silmi, aga ta näeb väga hästi. Edasi Mario, 3, 2, 1. Hästi, Pinni, Mario läheb. ja tõsi on see, et tema Itaalia kõhuke on natuke raske. Fui, Mario, sa oled liiga palju pitsat söönud. Aga noh, Mario liigub edasi ja teeb seda molto bene, aga ta pole nii kiire kui Sonic. Ta teeb hästi, aga mitte nii hästi kui tundus. Oh, Mario, aeg hakkab otsa saama. pead rohkem jõusaalis käima, sest võib-olla oled kuulsam kui Sonic, aga mitte kiirem. võidujooksus kaotad, elagu Sonic! Loll, rumal, idioot! ma arvan, et on näha, kelle poolt ma olen, eks. Olen alati olnud tiim Sonic. Aga noh, tähtis on see, et Mario aeg saab otsa. Ja Trichet, Totse, Uni, aeg ja Mario jääb viimaseks. Ta ei saa endale silmaoperatsiooni lubada. Noh, sõbrad, ma tean, et teile meeldivad need võistlused. Seetõttu arvan, et nüüd on käes see hetk, mida kõik ootasime. Nüüd pole me kunagi valmis avalikustama, kes on need 3 salajast tegelast, nii et siis kiiresti. Nüüdsest on sul ainult 20 sekundit aega, et panna like, tellida kanal ja aktiveerida kelluke, et avada salajased tegelased. Kui sa paned kommentaaridesse, kes võidab, võid olla sama kiire kui tema, nii et mina sinu asemel kiirustaksin. Aeg saab otsa. Ei! Väga hea, sõbrad. Te olete ülesande täitnud ja see tähendab, et on aeg ajalugu teha. Avame tegelased. 3, 2, 1 ja seal nad on. Esiteks Reverse Flash, see elajas, kellel on enneolematu kiirus. Teiseks Goku kõige võimsam transformatsioon, Ultra Instinct. Ja lõpuks Sonicu ja Shadow ühinemine nende hüpervormis ehk siis Hypershadic. Olge ettevaatlikud nende salajaste tegelastega, ma arvan, et nad rikuvad võistluse tasakaalu kõvasti. Aga nüüd on selle armsakese kord. Ja kui sügeleb, siis süga! Pikachu! Siin tuleb selle võistluse kõige armsam võistleja. 3, 2, 1. Pika! Siin ta on! Pikachu! Tegelikult liigub ta kiiresti ja oma elektriliste võimetega saab ta päris hästi hakkama. Lähme, Pikachu! Sa suudad! Sa oled kõva mees! Sa oled masin! Sa oled iidol! Vaatame nüüd! Ta teeb hüppe! Nii palju kui mina tean, Pikachu ei oska lennata, aga olge ettevaatlikud, seal ta läheb! Ta kasutab oma elektrit, et lennata nii palju kui võimalik. Ta tõukab end edasi, kuigi teeb seda üsna aeglaselt. Mulle tundub, et see pole päris sinu ala, Pikachu. Aga noh, proovi ikka edasi. Palju jõudu! Lähme, Pikachu! Lähme! Ta kasutab ikka veel oma elektrit. Seal ta on! Ta läbib rõngaid. Aga su aeg hakkab otsa saama, Pikachu. Sa jääd sinna kinni. 3, 2, 1 ja aeg! Siin on Pikachu, kes jäi oma elektriga rõngaste vahele hõljuma. Ta sai hästi hakkama, aga jäi väga kaugele. Armsuses on ta number 1, kiiruses aga üks viimastest. Ja olge valmis, sõbrad, sest nüüd tuleb midagi uskumatut. Mis see siis on? Mis võiks olla uskumatum kui Mr. Increíble? Jah, ma tahtsin kasutada Dashi, sest tema oli pere kiireim, aga ma ei leidnud teda. Nii et Mr. Increíble jookseb nagu Dash. Nii lihtsalt on. Nii et Mr. Increíble alustab 3, 2, 1 peale. Noh, ta hakkab liikuma ja nüüd ta läheb. Issand jumal, ta hävitab maad, millel ta astub. Ta on liiga võimas. Lähme, Mr. Increíble, vaatame, kui tugev sa oled. Kas see on seda väärt? Vaatame. Ta hakkab hüppama ja mis ta teeb? Kuhu ta läheb? Issand jumal, ta hüppas kõikidest rõngastest üle ja maandub sinna. Appi, ära ütle mulle, et Mr. Increíble, kuna ta on nii tark, on kiirem kui Flash. Nojah, Mr. Tarkpea. Ehk siis, mida ma ütlen? Mr. Increíble möödub Flashist, aga aeg hakkab tal otsa saama. Mr. Increíble, 3, 2, 1. Siia ta jõudis. Siin ta on, üliõnnelik ja üliuhke, sest hetkel on ta 3. kohal, kuigi ma ei tea, kas see kestab tal kaua. Sest alustame igaveste teiseks jääjatega ja nüüd on Shadow kord. Kuigi Shadow on siin vist kõige vähem selline teiseks jääja, ütleksin ma. Ole ettevaatlik, sest tal on varem nägemata võimed. Nii et Shadow, kas oled selleks valmis? 3, 2, 1 ja jookse! Siin läheb Shadow, kes on üsna kiire, aga ta pole siiski kõige kiirem kõigist. Shadowil on aga üks imeline oskus, mida nimetatakse Chaos Controlliks ja ta just peatas aja.
nüüd saab ta liikuda palju kiiremini, kui me kõik ette kujutame, aga see oskus on piiratud, see ei kesta tal kaua. Nii et Shadow, pane nüüd täiega, sest ta annab endast kõik. Aeg liigub palju aeglasemalt. aga Shadow, Simon Chaos Control kestab ainult 5 sekundit ja need on juba möödas, nii et sa pead edasi proovima. Shadow, jookse nii kiiresti kui saad, sest ta üritab endast kõik anda, aga ma ei tea, kas sellest piisab. Kuigi hetkel tundub, et piisab, nii et ta võib Flashist mööda minna ja ta teebki seda. Chaos Control on tõesti võimas oskus, sõbrad. Vaatame, sest ta läheb nüüd torust läbi. Aga sinu aeg, Shadow, oi. Sa eksid torus, sa ajad end ise segadusse, sest sinu aeg saab otsa. 3, 2, 1. Aeg. Nii et Shadow, hetkel oled sa 4. kohal. Võib-olla oleksid pidanud muutuma või midagi sellist. Ja nüüd, sõbrad, liigume Sooniku suurimalt rivaalilt kokku suurima rivaalini, Vegeta. Ole ettevaatlik, see võib üllatada. Nii et Vegeta, anna minna. 3, 2, 1. Vegeta alustab. Ja ta hakkab kogu oma jõudu ja kiirust vabastama. Lähme, Vegeta, sa suudad. Ja nüüd lendab Vegeta, Saiyanide prints. Okei, ta läbib rõngaid hästi, kuigi ta pole muutunud. Ta liigub edasi, tal läheb hästi. Inimesed usuvad sinusse, Vegeta. Inimesed usuvad sinu jõusse. Okei, ta teeb rõngale täistiiru peale. Ta on Shadowst mööda läinud. Ta on Mr. Incrediblest mööda läinud. Aga tema aeg saab otsa. 3. Ei, Vegeta! Ei, 2, 1, aeg. Siin on Vegeta, kes hetkel on 3. kohal. Ta tegi seda tõesti hästi ja ilma muutumata. Ja noh, nüüd läheme tõelise teise koha mehe juurde, sest issand, see pitsalõhn ei kao kuhugi. Siin on Luigi, Mario vend. Nii et Luigi, kas oled valmis? 3, 2, 1, jookse! Siin läheb Luigi, teeb kõike ideaalselt. Issand, milline hüpe Luigi poolt. Ta on enam-vähem sama kiire kui Mario. Võitlus käib nende kahe vahel. Vaatame, kumb on aeglasem. Anna minna, Luigi, jätka. Ära anna alla, jälita oma unistusi. Ma ei tea enam, kuidas sind motiveerida. Sa oled väga aeglane, sõber. Anna minna, Luigi, natukene veel. Mario sööb su pitsat. Jookse, palun. Siin läheb Luigi, kes ei anna alla ja tundub, et ta läheneb Mariole. Ta on natuke pikem ja natuke kõhnem. Võib-olla osutub ta temast kiiremaks, kuidas iganes tema. Aeg hakkab otsa saama. 3, 2, 1. Luigi hüppab ja wow, mamma mia, ta on Mario ületanud. Uskumatu, rahvas! Luigi on üllatanud kõiki ja ta polegi enam nii teisejärguline, kui arvasime. Igatahes, nüüd on kord ämblikmehe käes. Seal ta on, valmis. Meie sõber ja naaber Peeter Park. 3, 2, 1. Oi, seal ta läheb! Okei. Ta kasutab võrke, et end edasi tõugata, aga tegelikult pole ta eriti kiire. No tule, ämblikmees, pane juurde, mees! Ja vaadake, ta läheb raja alt läbi, kasutades võrke. Tõeline meistritöö ja väga nutikas, kallis ämblikmees. Okei, ta haarab Tšepeliini. Väga hästi, ämblikmees, nii peabki. Lähme, ämblikmees. Ta ei suuda lennata, aga kasutab võrke nii hästi, kui oskab. Vau! Seal ta on. Olgu, ta kasutab ka Tšepelinit ja ta kiigub altpoolt läbi. Kuigi meie naabri ja sõbra ämblikmehe aeg hakkab otsa saama. 3, 2, 1, aeg! Siin on ämblikmees, kes jõudis nii kaugele, kui suutis. Ta sai väga hästi hakkama. Ja vaata, ta oli peaaegu Flashi kinni püüdmas. Väga tubli. Ja nüüd, sõbrad, on asi ninjades, sest ma olin varem nagu sina. Uzumaki Naruto, seal läheb meie kallis karvane Naruto. Anna minna, Naruto, näita, milleks sa võimeline oled. 3, 2, 1, seal läheb Naruto-kun. Läheme, Naruto-kun, Sakura-san, Sasuke Uchiha ja ma ei tea, mis veel. Seal ta läheb. Vaatame, kuidas ta sellest üle saab. Vau! Ta hakkab üle hüppama, läbib rõngaid nii hästi, kui oskab. Lähme, Naruto, ujur! Ta valmistub suureks hüppeks, et jõuda võimalikult kõrgele. Ja lähebki! Lähme, Naruto! Seal ta on! Jookse, Naruto! Pane juurde, sest su aeg saab läbi. 3, 2, 1, aeg! Ja olge ettevaatlikud, sest Narutol jäi välgu edestamisest napilt puudu. Väga hea jooks, Naruto! Ja nüüd, sõbrad, on kord härra Starki käes. Raudne neetud!
raudne mamahuevo, raudmees! Vabandust, kutid, olen liiga palju banaanerot vaadanud, aga nüüd on see hetk käes. Raudmees, 3, 2, 1, läheb! Lähme, raudmees! Lähme, raudmees! Ta hakkab kogu oma jõudu kasutama. Noh, raudmees kogu energia ja soomusega maksimumis. Ta on üsna kiire, seal ta liigub edasi. Noh, ja ta lööb õhulaeva pihta ja teisele ka kui juba. Okei, liigub hästi läbi rõngaste. Raudmees teeb seda tõesti väga hästi. Sellise kiirusega lendamine annab talle suure eelise. Noh, ka see õhulaev ja meie kallis raudmees liigub edasi. Pane tähele, ta möödub ämblikmehes. Jätkab liikumist, möödub Marutost ja Välgust. Seal läheb raudmees. Ei, torus ei saa ta hästi hakkama. Ta saab korraliku matsu. Jookse, raudmees, sest sinu aeg saab läbi. 3, 2, 1, aeg! Siin ongi raudmees. Tundub, et ta jäi Shadowst maha. Väga hea sõit raudmehel, tõesti. Ja pane tähele, kõigil meil on auto, eks? Aga temal ei ole, sest tema ise ongi auto. Populaarne Transformer Optimus Prime. Vaatame, milleks meie kallis Optimus võimeline on. 3, 2, 1. Oi, Optimus läheb! Noh. Tegelikult liigub Optimus Prime päris kiiresti, kuigi ta ei juhi seda eriti hästi. Okei, on aeg lennata. Edasi, Optimus Prime, noh! Tegelikult lendab ta päris kiiresti. Ma ütleksin, et isegi kiiremini kui raudmees. Lähme, Optimus, sa teed suurepärast tööd. Jätka lendamist, sa möödud juba ämblikmehes, Välgust, Narutost. Väga hea, Optimus, ta teeb seda suurepäraselt. Ja möödub raudmehest ja Shadowst, kuigi seal ta kukub. Peab hakkama sprintima, möödub härra imelisest. Aga su aeg hakkab otsa saama, Optimus Prime. Kaotasid 3, 2, 1, aeg! Issand jumal, Optimus Prime, kes jäi täpselt Goku ja Sooniku taha. 3. koht sellele elajale. Ja sõbrad, kui ma küsin, kus tahaksite veeta 5 ööd, siis kuhu lähete? Loomulikult Five Nights at Freddy's pitsarestorani. Ole valmis, Freddy, sinu kord on tulla. Kõigi lemmik animatroonik. 3, 2, 1. Oi, lähebki! Oi ei, ta on väga kiire! Ma arvan, et ta võib isegi aeglasem olla kui Mario ja Luigi. Lähme, sõber, jõudu! Näeme hiljem! Oi! Nojah, kui sa lähed tema pitsarestorani, siis ta tapab su, sest seal pole kuhugi põgeneda. Aga kui asi puudutab jooksmist, siis need pitsad, mida ta seal sööb, teevad ta natuke aeglaseks. Lähme, Freddy, jätka liikumist, sa oled ikka päris aeglane, isegi aeglasem kui Mario ja Luigi. Ma hakkan juba lootust kaotama. Ma ei tea, kellele tuli pähe panna animatroonik sellesse võistlusesse, aga see on päris rumal. Ja jah, see olin mina. Lähme, Freddy, sa teed seda suurepäraselt. Jõudu, jah! Kujuta ette, et seal on mingi tüdruk või midagi sellist. Jõudu! Pole vahet, mida ma sulle ütlen, sest sinu aeg saab läbi. 3, 2, 1... Siia sa jäid, Freddy. Noh, Freddy, vähemalt sa proovisid. Mine nüüd, sõber, võta endale mõned kommid. Ja nüüd, sõbrad, lähme eelviimase tegelase juurde. Ja, ma ütlen eelviimane, sest seal on veel üks, kes pole veel kohale jõudnud. Aga kuni ta tuleb, on kord Charizardil, tuletüüpi Pokemonil, legendaarne draakon. Ja seal ta ongi, Charizard. 3, 2, 1, läks! Noh, Charizard annab täiega ja laseb tuld oma liikheitjaga. Tegelikult on ta palju kiirem, kui ma ootasin, sõbrad. Lähme, Charizard, sa oled vinge. Ja olge ettevaatlikud, ta lendab läbi rõngaste. Issand, millal Charizard nii kiiresti lendama hakkas? Ohoo, ja ta põletab Zeppeliini ja põletab kõik ära. Vaat nii, ta põletab ämblikmehe. Läheb torus sisse. Ja vaatame seda toru, see on keerulisem. Oi, kuidas ta pidurdab, milline stiil Charizardil on. Issand, kuidas ta alla tuleb. Ta teeb seda suurepäraselt, kuigi tema aeg hakkab otsa saama. Läheb suurepäraselt läbi rõnga, aga kiirusta, Charizard, sest su aeg saab läbi. 3, 2, 1 ja aeg, Charizard. Sa tegid seda tõesti hästi, ausalt öeldes. Siitpoolt minu õnnitused Charizardile, kes jäi praktiliselt väga heale kohale lõputorus. Ja nüüd tundub, et viimane tegelane pole veel kohale jõudnud. Aga kas teate, miks ta pole jõudnud? Sest see olen mina! Mida te arvasite, et ma ei osale selles võistluses? Siis te eksite. Ainus, kes suudab Soonikut võita, olen mina. Nii et viimane tegelane enne lukustatud tegelasi. Ja mina ei ole nii rumal. Ma hakkan kohe muutuma oma lõplikku vormi. Leon Picaroniks! Aeg näidata, kes siin kamandab. 3 peale. 3, 2, 1, siit ma tulen. Issand jumal, ma ei mäletanudki, et ma nii kiire olin. Aeg lennata ja endast kõik anda, jah.
okei, ma läbin rõngad uskumatult kiiresti, olen oma parimas vormis. Lähme. Möödun ämblik mehes, välk Naruto, nägemist. Shadow, raudmiis, ka teile nägemist. härra Imeline, head aega. Lähme. Mul õnnestub torus ringi sisse saada ja kõigile nägemist, olen esimesel kohal. Kiiresti, ma saan sellega hakkama, pean lihtsalt siit õigesti edasi minema. Oi, ma jään vees hätta. Lähme, kuigi mu aeg hakkab otsa saama. 3, 2, 1, aeg! Noh, ma proovisin, aga ma ei suutnud võistlust lõpetada. Kuigi esimesena läheb edasi Sonic, kes on ikka naljakas. Kuigi nüüd on aeg lukustatud tegelaste jaoks. See saab olema ajalooline. Esimesena on Flash Reverso. Olge selle tegelasega ettevaatlikud. Siin ta on. Ja ta annab endast kõik. 3, 2, 1, Flash Reverso. Issand jumal. Jah, aga ta ei saa lennata nagu teine välk ja kukub kohe läbi, luuser. Mis mõttes? Kas ta hüppab Zeppelinile? Kas ta hüppab teisele Zeppelinile? Ja maandub siia? Issand jumal, see on palju parem kui teine välk. Ta on uskumatul tasemel, teeb seda imeliselt. Noh, nüüd tuleb torust välja. See on uskumatu. Ja tähelepanu, sest nüüd kihutab ta siit täiskiirusel. Issand jumal, ta möödub kõigist. Olge ettevaatlikud, sest nüüd on aeg joosta üle vee. Ja muidugi, see tuleb tal väga hästi välja. Nii et siin ta ongi, vee peal. Välk annab endast kõik. Aga tema aeg saab läbi. 3, 2, 1, aeg läbi. Oi, kui haledalt sa sinna vette minu selja taha jäid. Praegu olen ikka veel number 1 ja seda ei saa muuta. Goku Ultra Instinct, kõige võimsam kõigist Gokudest. Kõige tugevam transformatsioon, mis tal kunagi olnud on. Nii et kallis Goku, Ultra Instinct, see on sinu hetk. Vabasta kogu oma jõud. Jumal küll. Jah, sõbrad, nüüd tuleb 3, 2, 1, nüüd! Issand jumal, ta liigub liiga kiiresti. Jah, oota, ta teleporteerub. No nii, nüüd on kõik. Ta teleporteerub kuhu iganes tahab. Issand jumal, see kiirus, mille ta saavutab, on uskumatu. Goku Ultra Instinct. Vaadake teda. Ta läheb otse torusse sisse ja liigub edasi. Mamma mia. Näe, ta jätkab teleporteerumist. Goku Ultra Instinct. Issand jumal. See tüüp on minust parem, sõbrad. See tüüp on minust tõesti parem ja seal ta ongi. 3, 2, 1, jumal küll, otse keskele. Selgelt on meil hetkel võitja olemas, aga viimane lukustegelane on veel jäänud. Hyper Shadik. Kas tema suudab võtta Ultra Instinct Gokult esikoha ja olla ainus, kes on suutnud raja lõpuni läbida? Seal ta ongi. 3, 2, 1. Hakkab jooksma ja issand jumal. Aga mis kiirus see üldse on? Võib-olla tema ei teleporteeru. Aga vau, aga see kiiruse tase, mis tal on liiga suur. Issand jumal. Aga tal läheb see ülilihtsalt. Nüüd läheb ta minust ka mööda. Ta teeb seda uskumatult hästi. Vau. Siin ta on, kogu oma Hyper Shadiki jõuga, koos Goku Ultra Instinctiga. Sõbrad, kumb neist kahest peaks võitma? Sest siin on ainsalt, kes on suutnud võistluse lõpuni teha. Ja nüüd sõltub kõik teist ja sellest, mida kommentaarides kirjutate. Kas olete tiim Sonic või tiim Goku? See, kelle poolt hääletate, valitakse kõigi aegade kõige kiiremaks tegelaseks. Nii et sõbrad, loodan, et teile meeldis video. Pange like, telli kanal, aktiveeri märguanded ja kirjuta kommentaaridesse, milliseid teisi tegelasi sooviksite näha võistlemas võidujooksus. Näeme järgmises videos. Head aega!